Hello! Nagu streamis sai lubatud, siis siin on uus video. Täna me räägime minu lemmikteemast, nimelt filmi. Mitte parima lemmikfilm. Aasta 2021 oli nagu oli. Aga vot filmide jaoks oli see vapustav aasta. Sest nagu kõik need head filmid, mis pidid välja tulema aastal 2020, tulid välja aastal 2021. Ja kõik need head filmid, mis pidid välja tulema aastal 2021, tulid ka välja aastal 2021. Nii et me saime lihtsalt topelt koguseid filme. Ja sellepärast üritasin ma aastaringselt kõige erilisemad, lahedavamad, huvitavamad ja mida iganes kõike veel ära vaadata. Sain ma hakkama sellega? Loomulikult mitte, ma olen ka kõigest inimene. Kuigi ma andsin endast parima, siis siiski jäid mul mõned filmid vaatamata, mis väga potentsiaalselt oleksid ka võinud siia top 10-sse sattuda. Nii et siin on väike shoutout neile. Aga ma leidsin just mingi LED-laidi puldi üles praegu. Nad on raudselt selle ära kaotanud. Nad on nagu, kus see on? Seal samas. Ragnelis on su diivani all. Mis ma rääkisin? Ja. Filmid. Nimelt 10. koht on The Dig. See on üks väga huvitav film ühest väga igavast teemast. See film räägib sellest, kuidas tegelased kaevavad midagi maa alt välja ja see on ja draama. There's a scene, Edith has come down to the mound. In that moment, he kind of forgets his own advice and the mound caves in. And let's roll. Rolling! Take two. We can't dig down into the earth without considering that... Seda filmi vaadates ma mingi hetk, mul oli mingi tseen, kus ma olin nagu ja nüüd on cut. Siis oligi cut, ma olin nagu wow, that's cool. Ja siis ma olin nagu okei, aga nüüd on cut. Ja siis oli veel üks cut, what the wow. Sa ei kujuta ette, mis ma peale seda tegin. Nüüd on ka mingi perse, ma peaks filmi tegijaks hakkama. Mis ma öelda saan? Mulle meeldib hea monteerimine. Ja vahest see pole just kõige parem filmides. Aga siin filmis see montaaž ja läbi selle loodud pacing oli täpselt, mida see film vajas. This country is at war with Germany. Kuidas nad seda lugu jutustavad? Võt see on minu arust see, mis põhjus, miks see väärib olemist siin top 10 ja see... Aitäh teile! 9. kohal on Free Guy. Oiga fucking aeg. Kujuta ette, et see tegelane, kes sul GTA-s, see jalakäija, kes sul GTA-s vastu kõnnib, tal tegelikult toimub siin midagi. Ja mulle meeldib, kui vähe seletus selline asi vajab. Sa oled GTA-d mänginud, sa tead täpselt, miks seal lõbus lollitada on. Selle asemel film saab lihtsalt rahulikult fokusseerida meie peategelasele ja rääkida tema lugu. Ryan Reynolds mängib Ryan Reynolds, mis on juba alati pluss. God, give them right back. I said no! He's just resting. Neil oli õigus kasutada kõike, mida Disney omab siin filmis. Need momendid olid nagu nii fanservice, kui veel olla saab. Ja need olid nii on the nose. Hold on. Is that a lightsaber? Yes! That's a lightsaber, dude. Aga nagu, come on. I mean, mul on ka lihtsamad päevad. Mulle meeldib ka lihtsalt see oli pull, okei? See on lightsaber. It is. 8. kohal on Space Sweepers. See on nagu võta Guardians of the Galaxy ja ükskõik mis Korea draama ja Space Sweepers. Ma ei saa mitte midagi aru, mis sa räägib praegu. Lihtsalt vaata, kui lihtsalt vaata seda. Kui midagi Squid Game meile tõestas, siis on see, et nagu kõik kvaliteetne pask ei pea tulema Hollywoodis. Seda leiab ka igalt poolt mujal. Ja ma vaatasin see aasta väga palju Muumaa filme ja Space Sweepers ilmselt oli kõige... Nagu siin on siuke kooskõla, siuke värvide kombinatsioon, kõik on nagu nii kontrasti, kõik on lihtsalt nagu... Teisel käel Cowboy Bebop tõestas meile, et anime ei ole lihtsalt, seda ei saa lihtsalt tõlgendada päris ellu. See küll ei ole live action anime, aga it sure fucking feels like it. See on ilmselt kõige parem live action anime, mis on eales tehtud. Ja see ei ole isegi anime. Oh my god, vaata ta lihtsalt alla ja ta lihtsalt täiesti mida vittu toimub. Ja seda kõike tegid nad sellise budgetiga. Neil olid miljoneid, aga mitte 100 miljone. Täiesti õige. Respekt. Don't Look Up. Mis meil on? See on 6 vist.
jah, see on 6. Selle treiler, selle cast, selle nagu teemad, kõik selle kohta lihtsalt karjus. Vaata mind. Kogu see filmi, see mahl, mis sealt välja tuleb, on selle vahel, et nemad üritavad inimkonnale midagi rääkida ja mitte keegi ei võta neid kuulda. Ja see kinda teeb selle asja väga õõnestavaks. See räägib väga depressiivsest ja pessimistlikust asjast, aga samal ajal film ise on väga naljakas ja lõbus. Ma isegi ei oska seda väga hästi sõnadesse panna, et see nagu... No lihtsalt vaata seda tseeni, kus nad selle komeedi avastasid. See, kuidas DiCaprio selle nulli sinna paneb ja siis seda segaduses ja täielikus šokis vaatab. Keegi ei pea sulle midagi välja veerima. Sa vaatad neid numbreid, sa vaatad seda poolikut numbrit ja siis sa vaatad Leo nägu ja no, mine perse, kui geniaalne see on. Ainuke detail, mille üle ma viriseks, on see, et see film on natukene liiga pikk. See on umbes mingi veerand tundi. Natukene. Sa oleks saanud selle lihtsalt ära kärpida sealt kuskilt vahelt. But that's it. Cruella. Ma ei arvanud, et see film eales top 10 lähedalegi jõuaks, sest et kuradi 101 Dalmatsia koera näinud ju. Seal on see suur kuritädi, kes nülgib kutsikaid ja nüüd temast tehti film, kus tema sümpaatne ja emotsionaalne tegelane. Nagu... I mean, kas oli vaja või? Vot see, oh my god, they fucking nailed it. See on esimesest stseenist, sellest avapaugust, terve tee filmi jooksul kuni kõige viimase stseenini, selle lõputseremooniani, see on kõik nii hästi edititud, et ma ei saa lihtsalt. Ma lähen katki kohe. Ja peale selle kasutavad nad actual montaaž, et aja möödumist ja story tellimist edastada nii sujuvalt. Kogu see film tundub nagu üks suur montaaž. Kõik aeglased kohad on piisavalt kiired, et sul igav ei hakkaks ja kõik kiired kohad on piisavalt aeglased, et sul jääks midagi silma vahele. Ma lihtsalt, ma võiks jäädagi siia lihtsalt. See kogemus, see elamus, mis mul selle filmiga oli lihtsalt nii omapärane. Ja ma tahan nüüd väga näha selle monteerija timeline'i. Ma ei saaks ilmselt mitte midagi aru, mis seal toimub, aga... Nüüd me jõuame filmideni, mis olid vapustavad. Suured, Dune. Dennis Villeneuve on ilmselt üks minu lemmikumaid režissööre. See härra oskab teha sci-fi'd. Sci-fi ei ole lihtsalt mingi kosmose piu-piu-bam-bam. See on nii palju enamat ja nagu Dennis mõistab seda. See on nagu sa üritaksid kuradi ehitada maja ilma tsemendita. Sa paneksid lihtsalt need kuradi klotsid üksteise peale ja siis keegi teeb ukse lahti, kes variseb kokku. See on sci-fi film, kus on actually tsementi. Siin filmis on nii palju kohanimesi, mida sa ei suuda hääldada, tegelaste nimesi, mida sa ei suuda hääldada, asju, mida sa ei suuda hääldada. Ja ma olin isegi nagu, et what, mina? Ma olen kõige targem inimene, keda ma tean. Ja see on minu jaoks segane. Aga see oli täiesti fine. Ja miks see oli fine? Sest see ei rääkinud otseselt sellest või mis iganes see on. See rääkis suhetest, jutustas seda läbi sci-fi ja oli väga ettevaatlikult kokku pandud. Go! I guess nüüd tuleb lihtsalt järgmist jääda ootama. Tikk, boom! Kust üldse alustada sellise filmi kirjeldamist? No, mis ta nimi on? Lin-Manuel Miranda. Ta on üks väga huvitav tegelinski. Ta compose'is muusika Moana jaoks, mis on minu arust kõige parem soundtrack üheski Disney filmis ja ta tegi, Hamiltoni, mis on Hamilton. See film on tema directal debut, ehk siis tema esimene kord režissööri rollis ja ma ei mäleta viimast korda, kui keegi oma esimese korra kohta nii hästi hakkama oleks saanud. Okei, ma vist ei suuda seletada täpselt miks, nii et ma natuke kägisen lihtsalt. Siin on Andrew Garfield, hämmastav näitleja, ilmselt lemmik näitleb oma südame välja siin filmis. Siin on laulud, mis on head. Ta teeb nagu oma seda kuradi muusikali ja siis on nagu
tema päriselu ja siis on nagu see actual muusikali osa, kus kõik äkitselt hakkavad laulma ja mitte miski ei ole korraks päris. Ning see on nagu, see film nagu käib niimoodi. See lihtsalt, sa oled nagu ja see kuidagi töötab. See töötab nii hästi. Kõik see käib selle tegelase, meie peategelase emotsioonide ümber. Kõik siin filmis on selleks, et edasi anda sinule kui vaatajale seda, mida tema tunneb. I was afraid that you'd be afraid if I told you that I was afraid of intimacy. I've been telling you how unhappy I am for months. If you don't have a problem with my problem, maybe the problem's simply codependency. Everyone's unhappy in New York! That's what New York is! Kogu see story, kõik selle filmi puhul on kind of väga kurb. Nagu selle filmi lõppedes, nagu vähemalt mina isiklikult, ma tundsin ennast nii inspireeritul kui ka väga tühjane. Sest see on nagu, sul on nagu, ma ei taha surma saada. Ma ei ole isegi hambaid täna veel pestnud. What do you mean? Ma siiski soovitan seda filmi nagu väga. Aga et sa teaks, see film ei pruugi päris sulle olla. Ma räägin nagu robot. See film ei pruugi sulle olla. Enne kui me top 3 juurde jõuame, tahan ma öelda, et need 3 filmi oleks sama hästi ükskõik mis järjestuses võinud olla. Ma imesta, kui ma homme, 10 aasta pärast tagasi vaatan ja mõtlen, miks ma seda essaks ei pannud. Mine sa tea, äkki kuskil mujal universumis ongi esimesel kohal. Spider-Man! Spider-Man, nad tegid ära selle. See ei ole film, see on ajalooline moment. Kui sa mingi väiksena mulle oleks öelnud, et nagu selline asi kunagi eksisteerib, ma ei oleks sind elu sees nagu never ei oleks uskunud. Sa oleks võid sama hästi öelda, et jõulumana ei ole päris. Valevurst. Siin on nii palju. Kõik, mis siin toimub, kõik see, tead küll, kõik see on puhtalt selleks, et jutustada edasi meie Peter Parkeri lugu, keda me nüüd õppima oleme tundnud viimase 5 filmi jooksul, ma tahaks öelda. See jätkub ja kuidagi väga perfektselt lõpeb. See on ilmselt kõige parem lõpetus sellele Spider-Mani triloogiale, mis oleks saanud olla. See on ilmselt kõige parem lõpetus ühelegi triloogiale, mis oli see parim Spider-Mani film? Jah, absoluutselt. Never been better. Aga oli see parim MCU film? On ka paremaid olnud. Mis ma mõtlen on see, et nagu kõik see, mis siin filmis oli, see ei oleks töötanud, kui see struktuur seal all ei oleks hea olnud. Kuigi siin oli küll seda natuke seda MCU, seda masinavärki tunda, kus iga näitleja on mingi eraldi green screeni taustal, need on reaalselt, need stseenid on mingi kuude pikkuste vahedega filmitud. Keegi ei ole isegi kogu skripti saanud lugeda. Mitte, et ma ei arvaks, et siia filmi ei ole armastust pandud. Siia on pandud nii palju armastust. Seda asja isegi eksisteeriks, kui seda ei oleks puhtalt armastusega tehtud. Lihtsalt, natuke kõle on vaadata. Ega see tervenisti Disney süünud ka ei olnud. Ärme ole filmitegijate peale pahased, et eluolud on neid sundinud nurki lõikama. Aga come on, see lisard näeb nii kohutav välja! The French Dispatch. Wes Anderson. Jäta see nimi endale meelde. Wes Anderson. See härra on ilmselt kõige parem filmitegija, kes meil siin maamuna peal praegu koos meiega kõnnib. Ta ei leia mitte kunagi, mitte kusagil selliseid filme, nagu see härra oma kätega paneb. Ta paneb igasse viimsesse stseeni nii palju hinge sisse. Sa lihtsalt, et detailid, need on nagu, sa jäädki neid vaatama. Nad nagu tahaks lihtsalt tungida läbi ekraani sinuni. See on visuaalne suupistes. See ei ole isegi suupistes. See on mingi 3-kohaline õhtusöök. Ja see on ilmselt kõige Wes Andersoni film, mis Wes Anderson eales teinud on. Kui sulle meeldib see, siis vägev. Kui ei meeldi, siis ma ühe semuga rääkisin ja ta ütles, et Grand Budapest Hotelli ta ei ole vaadanud, sest see on naistekas. Aga vot see on Wes Andersoni film, mida ma saan ükskõik kellele soovitada, sest sa ei saa mitte sittagi aru, millest see film räägib. Seda kõike on lihtsalt nii palju ja see käib nii kiiresti ja nii detailne, et sa lihtsalt pead mõned asjad 2 silma vahele jätma. Ma ei tea, kas nad actually plaanisid seda, aga tänu sellele on sul 2., 3., 4. korda vaatamine sedavõrd parem, sest sa saad minna lihtsalt nagu aha! This to me is the inside of Wes's mind.
Everything about it is just chock full of surprises and interesting twists and turns. And if you had to say one thing that this movie is about, I would say it's about storytelling. Mulle nii meeldib vaadata, kui režissööridele antakse vabadust. Sa näed seda loovust, mis neil on. Kuidas nad seda loovust on võimelised rakendama. Ja see lihtsalt see teeb filmi vaatamise kogu elamuse nii palju rohkem elamuseks. See on tõeline kino. Võt see on kino. Ütles mees, kes ei käinud seda kinos vaatamas. Kas nad panevad tatti seal või? Mis nad tatti panevad? Ja nüüd, daamid ja härrad, trummiparinad, palun! The Mitchells versus The Machines. Multikas. Sinule Sony animatsioon. Kas nad ei teinud mitte emoji movie'd või? Jah, tegid küll. Aga nad tegid ka Spider-Verse'i. Ja kui sa seda oled näinud, siis sa tead. Ja see on nagu Spider-Verse, aga lihtsalt veel parem. Nad lükkasid selle Spider-Verse slideri lihtsalt maksi ja minema. See 2D animatsioon siin 3D animatsioonis on midagi enneolematut. Selle asemel, et lihtsalt edasi anda sulle mingi koomiksi vibe. Seekord kasutatakse seda, et meie peategelase kujutlusvõime ellu tuua. Ja no mul lihtsalt ei ole sõnu selle ära kiitmiseks. Väga tihti nende multikatega neil peab olema alati selline mingid moodi moraal, mis tuleb filmi lõpus välja. Ja see on väga tihti presentitud täpselt nii, et nagu said aru või? Said aru, mis mõte oli või? Mida tegi hea hästi ja paha pahasti? Said aru või? Ja millest see film siis räägib? Robotitest? Perest. Ja see räägib perest nii, nagu ma pole ühtegi filmi varem näinud rääkimas. Ja ütleme lihtsalt, et see läks korda mulle. Pered ei ole lihtsad asjad. Ja me tahame tegelikult kõik üksteisega läbi saada. Keegi meist ei taha kellegi peale kuri olla. See, et sa juba elust enesest tead seda, see aitab nii kaasa sellele, et sa oled nagu 5. liige siin peres. Sa võid panna mind tundma ükskõik mida, aga kuna mina olen täiesti oma inimene ja mina tunnen oma enda inimestega täiesti mida kõike, siis kuidas sa kollektiivselt edastad lugu selle põhjal? I don't know. I have no fucking clue. Ja nad said hakkama sellega. And that's why I love it. See on ilmselt kõige südamlikum, kõige naljakam, kõige visuaalselt huvitavam animeeritud film, mida ma eales näinud olen. The last humans must be here somewhere. Wait. They're coming. Is that a burnt orange 1993 station wagon? Or is it... Who are these unstoppable warriors? We're the Mitchells, the only people who can save the world. I'm super sorry. Ja no, ma ei saa rõhutamist lõpetada, kui naljakas see on. Ma pole nii plaginal naernud ühegi filmi peale, vist mitte, ma reaalselt nagu, see on kõige... See fucking Furby siin. Oh my god, see on nii geniaalne. See filmi peategelane, ta tahab saada filmitegijaks. Ja mina tahan saada filmitegijaks. Nii et see juba meil seal oli juba omamoodi connection. Ma võin vaadata filme, ma võin nutta, ma võin naerda, ma võin püksi teha, midagi. Aga väga harva näen ma midagi, mis on nii hea, et see lausa inspireerib mind. Ma arvan, ma olen seda näinud mingi 5 korda. Ja iga kord, kui ma lõpuni jõuan, mul tunne nagu ma tahaks lihtsalt mingitest ahelatest lihtsalt välja ja lihtsalt läbi katuse ja lihtsalt minna, luua kõike, teha kõike, lihtsalt panna kõik kujutlusvõime kuhugi midagi teha, Ja sellepärast on The Mitchells versus The Machines minu lemmikfilm see aasta. Mis on teie lemmikfilm see aasta? Ma kinda väga tahaks teada, mis tüüpi filmid teile istuvad. Mine kommi, jätta oma arvamus alla. Välja arvatud, kui see on Kiired ja vihased 9, siis sa võid oma arvamuse väiksel paberile kirjutada, selle paberi kokku rullida
ja endale perse pista. Nagu sügavale, nagu ikka sinna sita vahele, kuhu see kuulub. Aga jah, ei no, head uut aastat, aitäh vaatamast ning kohtume aasta pärast. Ciao! Hey man, let's do it!